Tere! Te olete jõudnud taas kuulama Tervisetasku saadet ja täna on meil juba teist korda külas suhteekspert ja aitab draamast raamatu autor Heiki Kohal, kellega me täna lahkame sagedasi suhtemuresid ja üritame inimestele uueks aastaks võimalikult palju abi anda. Tere taas! Tere taas! Tore sind näha! Samad sõnad. Esimese asjana ma kohe küsiks, et kui sa hakkasid inimestelt nende suhtemurede ja probleemide kohta küsima, siis mis on kõige sagedasem muster, mis sealt välja joonistus? Sa mõtled, et mis probleemid enim inimesi vaevavad või? Jaa. Vaata, ma saatsin sulle ühe kirja ka ülevaate tabeliga nendest andmetest, aga kui me nii-öelda top 3 välja tooksime, siis kõige rohkem tulid välja probleemid läheduse ja intiimsusega, nii siis vaimse ja füüsilise lähedusega, kui ka erinevad kommunikatsiooniprobleemid, mille alla mahuvad siis kas liiga sagedased tülid, kriitika, erinevad möödarääkimised ja muu seerane, kui ka armukadeduse ja usaldusega seotud mured. Mis sa ütleksid, milline neist sinu elus kõige aktuaalsem on olnud? Hetkel ei ole ükski, aga eks ma olen kogenud neid kõiki ühel või teisel määral minevikus. Ma arvan, et kommunikatsioon ja sellega seotud raskused minevikus on nagu erinevate keerukate suhete siuke ühisnimetaja olnud. Kas igas suhtes on kommunikatsiooniga probleeme või et kas üldse on võimalik, et kui sa esimest korda inimesega kokku saadete, siis kohe mõistate üksteist täielikult? No, mina olen kogenud mõlemat. Et eks inimesed on erinevad, aga hetkel ma olen sellises suhtes, mis algusest peale kulgeb hästi lihtsalt, et teineteist mõistetakse poolelt sõnalt ja lahkhelised tegelikult väga ei teki või kui need tekib ka üsna harva, siis me suudame need asjad väga kuidagi rahumeelselt ja leebelt selgeks rääkida. Aga ma olen kogenud ka seda, kui ükskõik mida sa öelda või selgitada püüad, seda kuidagi võetakse valesti ja siis see eskaleerub ja üks muutub reaktiivsemaks ja teine muutub reaktiivsemaks, asjad lähevad ikkagi üpris kergesti ka inetuks, et mõlemat varianti on esinenud. Kas see on siis, et inimesed omavahel ei sobi või sa arvad, et ongi keerulised inimtüübid, keda on raskem mõista või et kui see sama kaaslane läheb teise kaaslase juurde, et kas arvad, et neil võib kommunikatsioon olla nüüd ideaalne? Ma arvan, et esiteks, et osad inimesed nagu objektiivselt ei sobigi omavahel, on ju. Et tuleb aru saada, et mingil määral on võimalik teineteisega kohalduda teatud piirini, aga mitte keegi ei saa lõputult oma mõttemustrid ja üldist funktsioneerimise viisi jõuga kangutada teise inimese järgi. On ju. Osadel juhtudel, ma tahaks kohe hakata mõtlema see näiteks kiindumusstiilide peale, on probleemiks see, et kui need kiindumusstiilid on kuidagi inimestel diametraalselt erinevad ja nendesega põrkuvad, et kui näiteks kokku satub äreva kiinduvusstiiliga inimene, kes vajab kõigele kogu aeg kinnitamist ja asjade ülerääkimist ja hakkab üle mõtlema iga väiksegi eemaldumise või lahkheli peale. Tema kõrval on vältiv inimene, kes tahaks siis kohe probleemide selgeks rääkimise asemel pea liiva alla pista või põgeneda. Ja kumbki inimestest oma selle kiindumusstiiliga ei tegele, seda ei mõista, vastutust ei võta ja neid automaatsena tekkivaid impulsse kuidagi nagu õigel hetkel läbi lõigata ei suuda, siis seal on väga raske nagu mõistmise ja funktsioneerimiseni jõuda. Ma ei tea ühtegi juhtumit, kus oleks nagu suudetud niimoodi. Osade inimeste puhul see mõistmine ja klappe, see tuleb kuidagi nagu väga kergelt ka, et ma ei tea, et see on nagu selles mõttes suhteline variante on väga palju erinevaid. Ei saa öelda, et asjad on tingimata ühtemoodi või teistmoodi ainult. Kui ma näiteks saan nüüd aru, et minul on ärev või eemale tõukav või selline kiindumusstiil, siis kas ma peaks seda muutma või et kas see on okei, kui mul on selline kiindumusstiil või kas on mingi nii-öelda kindlalt parem kiindumusstiil või et kas ma peaks üritama ennast muuta või kuidas sellist tööd üldse alustada? No ideaalne stsenaarium võiks olla see, kui me nüüd kiindumusteooriasse läksime siin juba, siis kui inimesel oleks turvaline kiindumusstiil. Turvaline kiindumusstiil, sellel on palju iseloomustavaid tegureid, aga laias laastus tähendab seda, et inimene talub suhteliselt hästi konflikte, ta on suuteline neid mõistlikul viisil ennast ohjates selgeks rääkima, asjad ei eskaleeru väga kergesti, ta suudab olla individuaalselt õnnelik ja stabiilne suure osa ajast vähemasti. Nüüd see sama ärev kiindumusstiil iseenesest näiteks ei tähenda tingimast vaata seda, et see inimene ei saaks olla õnnelikus suhtes.
kui ta teadvustab, esiteks, et tal on see ärev kiindumusstiil, kui ta partner teadvustab seda ärevat kiinduvusstiili ja selle eripärased, ja siis, kui mõlemad üritavad teineteise suunas nagu poolele teele vastu tulla, on ju, et ärev saab aru, et tal on mingisugused impulsid, mida on mõistlik läbi lõigata, kuna need ülemõtlemised ja muu seesugune on natukene liiast keskmise inimese jaoks, on ju. Ja kui see tema partner omakorda saab aru, et seda ärevikku peab nüüd natukene õrnemalt käsitlema ja temaga peab natukene kannatlikum olema, siis nad on võimelised kindlasti lõpuks õnnelikult ühes suhtes toimima ja see ei tähenda nüüd, et asjad peaksid olema lõputult keerulised ja halvad. Probleem on siis, kui ei teadvustata ja kui neil automaatsetel impulsidel lastakse liiga palju ennast ja oma suhet mõjutada. Kui palju sina näiteks oleksid sellises suhtes valmis vastu tulema või kui kontrolliv või kui ärevil inimene on liiga ärevil? Ma olen olnud suhtes inimesega, kes oli väga ärev ja vältiv ühtaegu, ehk siis ühest küljest iseloomustas teda väga suur ülemõtlemine ja paanika iga väiksemagi eemaldumise märgi peale, et inimesed ei saa kogu aeg tegelikult süngis olla, on ju, nagunii. Ja samas temaga ei saanud asju selgeks rääkida, vältiv kiindumusstiil tähendab seda, et inimene näiteks läheb hästi kergesti lukku, hakkab ennast rünnatuna tundma või hakkab kuidagi vastu teist süüdistama või ja see oli päris keeruline, aga antud juhul oli tegemist inimesega, kes ka ei tunnistanud neid probleeme ja ei võtnud vastutust, on ju. Et kui see vastutus võetakse ja kui probleemidega ollakse valmis tegelema, siis on kõik tehtav. Kui ei võeta, siis ma ei näe, et niisugune suhe saaks pikas plaanis õnnelikult toimida. Mis on esimene märk, kui kuulajad kuulevad, et inimesel on ärev kiindumusstiil või et kas esimene asi on selle endale teadvustamine? Esimene märk ärevusest on see, et tuleks vaadata, sõltumata mis kiindumusstiilist me räägime, et ühe või teise kiindumusstiili, mida on siis 4 tükki, on ju, turvaline, ärev, vältiv ja desorganiseeritud või segane kõnekeeli, et need kõikide omapärad ilmnevad pingeseisundist tegelikult, et kui me räägime niisugusest harjust keskmisest, ladusast kulgemisest, mida on ka keerulisemates suhetes, on ju, et siis otseselt ei tulegi välja need kiindumusstiilide eripärad, on ju. Aga äreva kiindumusstiili iseloomustus, mis siis ka pingeseisundis avaldub, olekski see, et nad muretsevad hästi palju sellepärast, et kas nad on ikka kaaslasega piisavalt lähedased või kui kaaslane ei vasta nende mingitele lähenemiskatsetele näiteks nende hinnangul piisavalt, siis nad hakkavad kohe nägema tonti, et äkki on midagi suhtes jube valesti, on ju, või äkki on kaaslane solvunud, et nad kipuvad nagu üle mõtlema ja üle muretsema ja mingeid niisugused normaalseid värelusi, mis keskmist inimest ei kõigutagi, võtma kuidagi väga südamesse ja väga hinge, on ju. Ja siis nad vajavad kinnitusi ja siis nad vajavad rohkem asjade selgeks rääkimist näiteks. Mingi piirini see kõik on ju ka okei, või et kus sa arvad, kus inimesed näiteks, kui nad on enda suhtes, nad mõtlevad enda kaaslase peale, kus nad peaksid piiri tõmbama, et see on normaalne veel, aga see võib-olla on juba natukene või kas see sõltub inimesest endast või kas on midagi, mida objektiivselt saab öelda, et sellises suhtes ei peaks olema? Ma arvan, et seda on, kindlasti on asju, mida saab objektiivselt öelda, et ei peaks üheski suhtes taluma, on ju, et ma ei tea, vägivald ühe või teise liigile näiteks, on ju. Et see, mis nagu ärevuse mõttes on normaalne või mitte, ma arvan, et hea ja eluterve oleks lähtuda sellest, et kas see lämmatab teist inimest või mitte ja kas see pikas plaanis on teise inimese jaoks liiga kurnav või mitte, et igas suhtes ja iga inimese puhul tegelikult me võime tajuda ühe või teise kiindumusstiiliga erinevaid ilminguid. Meil kõigil on natukene ärevat, meil kõigil on natukene vältivat, võib-olla mingi hetk on ju kuskil tunda, aga oluline on see, et kus sa selle niisuguse hüpoteetilise spektri lõikes paikned, et ütleme, et kui me tõmbaksime skaala 0-100, et kas sa oled niisugune aeg-ajalt 10-15% ärevat või sul viskab iga väikse asja peale 96%, on ju. Seda ei saa nagu päris objektiivselt mõõta niimoodi minu hinnangul, aga mingi niisugune subjektiivne taju, mille aluseks võiks olla see, kuidas sa teisele inimesele mõjud ja kuidas see mõjutab teie omavahelist dünaamikat. Kui on näha, et üks inimene põhjustab pidevalt pingeid enda mingisuguste käitumiste või ülemõtlemistega, siis see võiks olla ohumärk minu hinnangul.
kui sa nimetasid neid nii-öelda piire, mis ei ole aktsepteeritavad, et füüsiline vägivald, ma arvan, et on väga ühtsesti mõistetav, aga ma arvan, et võib-olla paljud kuulajad isegi ei tunne vaimset vägivalda ära või mis on selle esimesed märgid või kuidas seda ära tunda, et see ei ole normaalne. See on väga oluline küsimus, see on jällegi selline küsimus, mis vajaks pikemat lahtirääkimist, aga vaimset vägivalda on ka ju mitut erinevat liiki, et esiteks on igasugused alandamised, sõimamised, mõnitamised, mis tegelikult ei ole ka juba okei, kõik, mis hakkab teise inimese eneseväärikuse peale või ähvardamised, mis temale ohutunnet tekitab näiteks, aga vaimse vägivalla alla läheb ka näiteks tänapäeval levinud asi majanduslik vägivald, et osades vägivaldsetes suhetes vägivaldne osapool instrumentaalsetel kaalutlustel teeb inimese endast sõltuvaks, võib-olla alguses lubades stabiilset ja turvalisest elu selle kreedo all, et ma ei tea, kanna sina siin majapidamislikke kohustusi ja hoolitse meie laste eest ja ma luban, et kõik sinu vajadused on kaetud ja see ongi minu jaoks okei, et meie elukorraldus on selline, et mina toon leiva koju ja sina oled näiteks kodune. Kuni siis ühel hetkel hakatakse sujuvalt seda inimest rohkem ja rohkem vaimselt väärkohtlema, nagu ma ütlesin, alandama, mõnitama, ähvardama, teades, et see inimene on nüüd ju tegelikult sõltuv, et tal ei ole võimalik sellest suhtest enam väga kergesti välja astuda, sest tal ei ole endal kuskile minna ja tal ei ole vahendeid ka selle väljapääsu tekitamiseks. Et see on niisugune üsna levinud ja samas nagu ohtlik stsenaarium. Ma arvan, et kui me vaatame ala siin ministeeriumite ja vastavate jõustruktuuride kodulehte, siis seal leiab ka mitmeid ja igasugused ohvriabi kodulehti, sest need kindlasti kusjuures vaatajal tasuks tudeerida. Sealt leiab ka konkreetseid juhiseid, et mis on ohumärgid ja mis on okei ja mis ei ole. Aga kui me selle 2 lausega tahame kokku võtta, siis ma arvan, et kõik, mis tundub valus, ohtlik, tekitab hirmu või hakkab inimese eneseväärikust murendama, klassifitseeruks vaimseks vägivallaks minu jaoks. Kui me tulime korra selle juurde, et üks partner jääb teisest liiga suurel määral võib-olla rahaliselt sõltuma, siis kuidas sa üldse seda manageeriks või kui praegu on mõni paar, kus üks mõtleb koduseks jääda, siis kuidas alustada ja kuidas jätta endale turvatunne või et kas see peaks olema kõik usaldussuhtepõhine või et sa alati hoiaks mingit vabadust? Vaata, see on 2 otsaga asi, et ühes küljes head suhet saab luua ainult siis, kui sa astud suhtesse nagu hea tahtega või oodates ja eeldases head. Seda, et asjad vaikimisi me ju tahaksime, et läheks ikka hästi, Kui sa nüüd nagu alustad suhet selle tähe all, et ma igaks juhuks jätan endale selle ja tolle või 3. ja 4. taganemistee ja seda kohe nagu sõnastake enda mõttes juba eost taganemisteena, siis sa tegelikult oled juba algusest peale 1 jalaga uksest väljas. Ehk siis ma arvan, et see ei ole ka päris õige. Aga samas ilmselt ei tasuks või ei tohiks nagu väga sinisilmselt ja väga kiiresti siis lasta asjadel areneda niimoodi, et ma kohe lõikan kõik need taganemised teed endal läbi äkki. Et seal on kuskil mingisugune tasakaalupunkt. Võib-olla peaks üldsegi hakkama pihta sellest, et sa oled piisavalt teadlik, et sa mitte lihtsalt ei satu suhtesse, lastes ennast juhtida enda emotsioonidele lihtsalt armudes, vaid et sa teed endale selgeks tõmbe tekkimise alused, miks inimesi hakkab kellegi poole tõmbama, kõik need lapsepõlve ja möödunud suhete mõjud, millest me oleme varasemalt ka põgusalt rääkinud, ja et sa siis juhiksid seda kiindumuse tekkeprotsessi alustuseks. Miks see on oluline, on see, et siis on tõenäolisem, et sa ei satu kokku inimesega, kes sind kuritarvitab või sind väärkohtleb kunagi tulevikus. Ja sellisel juhul ka see võib-olla teatava majandusliku sõltumuse kujuneda laskmine ei ole enam nii ohtlik, Et ma tahan öelda, et teatud stsenaariumite korral, teatud inimeste kokkulepete puhul see ongi okei, et üks toob raha koju ja teine teeb mingeid muid koduseid asju ja see võib olla täiesti toimiv suhtedünaamika, ilma et see kuidagi vastu nägu lendaks kellegile halvas mõttes lõpuks uuesti. Aga teadlikkus aitab jällegi halbu asju ära hoida. Mis on kõige parem viis teada saamiseks, mis teise inimese tegelikud kavatsused on? Või kas sinul on kunagi nii olnud, et sa oled mõne naisega koos ja sa saad aru, et tal on mingid teised ootused sinu suhtes, kui sa oled valmis andma või mis on siirad?
Jällegi, kui sa esiteks elukogemus on ju, sa õpid mingi märke ära tundma juba kaugelt lõpuks on ju, pahatihti selle elukogemuse omandamine võtab aastaid aega ja siis kolistatakse erinevaid ämbrid läbi ja saadakse hästi palju haiget selle käigus on ju. Aga jällegi, kui sa harid ennast piisavalt nende samade psühholoogia teadmiste vallas, sa tead, mis on vaimse vägivalla liigid ja tundemärgid näiteks on ju, kui sa õpid ära tundma valetajaid ja manipulaatoreid, kui sa tead näiteks, et kuidas toimib keskmine nartsissistlik isiksus, kuidas toimib keskmine sotsiopaat. Psühhopaati oleks ka tark tunda, õnneks neid on hästi vähe, aga või siuksed muud veidi tumedama mõtteviisiga inimesed, et tegelikult neil kõigil on oma sellised teatavad tundemärgid ja kuigi nad teatud piirini tihtipeale suudavad kanda üpris hästi maski, siis kui sa neid piisavalt jälgid, küsid neilt mingeid testküsimusi näiteks. Mis need testküsimused oleksid? See sõltub jälle inimesest, sul peab tekkima mingisugune aimdus või mingisugune kahtlus, kellega sul tegemist on, aga võib-olla kõige lihtsam on alustada, siis saad õiget küsimusi küsida, aga võib-olla kõige lihtsam on alustada sellest, et sa uurid, mis on inimese põhiväärtused, kuidas ta mingis olukorras toimib, alates sellest, kuidas ta viimane suhe lõppes, miks see lõppes, kuidas ta näeb oma eelmist kaaslast näiteks, on ju, et see on ju juba tänapäeval üsna läbi arutatud teema, et kui keegi väga palju kirub oma endist kaaslast, siis seda võiks võtta ohumärgina, et täiskasvanud küps ja enda osa suhtenimelises süsteemis mõistev inimene ju tõenäoliselt suudab ka vaadata endale peeglisse ja öelda, mida tema oma viimases suhtes valesti tegi. Aga kui sealt tuleb ainult niisugust ühepoolset süüdistamist, et minul oli ikka väga-väga paha kaaslane ja mina olin see ohver ainult, see juba näiteks on ohumärk, on ju. Aga neid asju on veel ju, millega sa saad testida inimese üldist väärtussüsteemi, et las ta räägib sulle, mida ta elult üldiselt ootab, ma ei tea, kuni selleni välja, et kuidas ta tahaks kasvatada oma lapsi, kuidas ta planeeriks ühiseid rahaasju, ma ei tea, mine taga välja, vaata, kuidas ta käitub ettekandjaga näiteks, kas ta on üleolev või ta on viisakas ja sõbralik, millised on ta sõbrad, vana ja tõde see on ju, ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Et ma arvan, et see üldine moraal või kokkuvõtlik tarkus siin võiks olla see, et ärme rutta sinna suhtesse liiga sügavale, liiga kiiresti tormama, vaid vaatleme, suhtleme, küsime asjakohaseid küsimusi, vaatame, kas me saame neile küsimustele sisukad, mõttega antud vastused või neist üritatakse näiteks kõrvale vingerdada või need välditakse sootuks. Et niisugune padumanipulatiivne isiksus tihtipeale, kui sa küsitad midagi väga konkreetset, ta kas ei vasta sulle või juhib teema kõrvale lihtsalt, tuimalt. Kui sa midagi niisugust näed, siis ole valvel. Kui me tuleme korra tagasi võib-olla aktuaalsemate suhtemurede juurde, mis inimestel, kes juba koos on igapäevaselt, siis näiteks kui vaatabki praegu keegi, kes tunneb, et tal on tihti enda kaaslasega sellised hõõrdumised või et kuidagi räägitakse teineteisest mööda, siis kuidas sa hakkaksid seda probleemi lahti arutama? Kui me räägime, ma saan aru, et me räägime sagedastest lahkhelidest näiteks, on ju. Et reeglina sagedased lahkhelid tekivad siis, kui kuskil on mingid lahendamata probleemid ja mida kauem mingid probleemid korduvad, ilma et need jõuaks mõlemat osapoolt rahuldava resultaadini, siis need lahenduskäigud kuidagi, seda kergemini kipuvad need probleemid lahvatama või uued lahkhelid, on ju. Et ma arvan, et esimene viga, mida inimesed teevad, on see, et kui siis ma ei tea, mitmes kord järre mingi probleem tõstatub, hakatakse emotsionaalselt süüdistama, mis omakorda kutsub selle esile, et see, kelle poole pöördutakse, kipub minema reaktiivseks selle peale, on ju, mis omakorda tähendab, et see olukord kipub eskaleeruma ja siis torgatakse teineteist täiendavalt, kogutakse hingehaavu, mis omakorda on siis järjest suurenev pagas edasiste lahkhelide kergemaks lahvatamiseks, on ju. Et esimene tõde oleks võib-olla see, et ole vait ja kuula, kui ma niimoodi robustselt väljendaksin. Et hästi kergelt tekib see instinkt ju vastu vaidlema hakata, on ju, ja see ei tähenda, et sa peaksid lõputult kõike taluma, mida teine sulle ütleb, aga esiteks võiks mõlemad proovida emotsioonid kõrvale lükata, olukorda konstruktiivselt analüüsida ja püüda teineteist päriselt kuulata ja võtta eesmärgiks jõuda mõistmiseni,
mitte selle, et üks nüüd peab tingimata teise suhtes kuidagi peale jääma, et mulle tundub, et üks hästi sage viga, mida inimesed teevad, on see, et lahkheli kui selline on justkui võitlus. Kas üks võidab või teine jääb peale. Tegelikult me räägime ju sellest inimesest, keda sa tõenäoliselt ikkagi nagu armastad, kui sa taga koos oled, mis tähendab, et objektiivne ühine eesmärk võiks olla mõistmine, mitte võitmine. Mis tähendab, et mõlemad peaksid olema valmis laskma müüa teisel endale tema või antud juhul siis enda olukorra käsitlusest erinevat seisukohta. Lihtsalt ole avatud. Arvesta sellega, et kuigi sul on väga tugev tunne enda veendumuse seisukoha osas, kui sa suudad natukene aega vait olla, küsid sisukaid täpsustavaid küsimusi teiselt ja lased selgitada, siis äkki sa ei näegi seda olukorda päris niimoodi enam lõpuks, on ju. Ja need taktikaid oleks veel, aga ma arvan, et sa said mingisuguse vastuse, millest võiks alustada, on ju. Mis siis saab, kui sa oled inimesega juba tükk aega koos olnud, teil on võib-olla ühised lapsed, ühine elu alustatud, kuid ühel hetkel saate aru, et mingites fundamentaalsetes küsimustes te ikkagi näete maailma drastiliselt väga erinevalt, näiteks kas kuidas last kasvatada või kuidas õigesti mingeid asju lubada või keelata või et kui ei olegi sellist kompromissi kohta. Siit on jällegi kaks olulist asja, mis nüüd välja tuleb, et mingites küsimustes on võimalik teha kokkuleppeid ja jõuda lihtsalt kainelt kalkuleerides ja kompromissitades kuskile keskele kokku. Aga üks stsenaarium, millega teinekord tuleb ka arvestada, on ilmselt see, et inimesed võivad areneda elus erinevaid teid pidi, indiviididena, ja see ei ole tingimata halb asi. Aga siis mulle tundub, et päris tihti osad inimesed teadvustavad, aga sagedamini ei teadvustata, et ollakse juba väga kaua aega erinevatel radadel. Et võib-olla seda ühisosa ei olegi enam piisavalt ja võib-olla olekski tegelikult lihtsam eraldi teid minna, on ju. Aga see on niisugune koht, millele ei saa nagu anda keegi teine hinnangut kõrvalt, vaid inimesed peavad ise selle arusaamiseni jõudma, et kui kõik tundub ikkagi täiesti vale teise inimese mõttemustrite ja funktsioneerimise juures, on ju, siis võib-olla on see tingitud, lihtsalt võib-olla on ju mõtlemise koht, sellest, et sa ei sattunud sinna suhtesse teadlikult, sa sattusid sinna suhtesse klassikalist armumist pidi, lastes end juhtida emotsioonidel ja sa ei hinnanud võib-olla objektiivselt enda väärtussüsteemi, närvisüsteemi, üldise psühholoogia ja kogu varasema taustsüsteemi sobivust selle inimesega üldse. Ja kui see armumine läheb mööda, siis avastatakse, et jube keeruline on koos toimida, on ju. Osadel juhtudel, nagu ma ütlesin, saab teha piisavalt kompromisse, et see süsteem saab klappima ja see suhe funktsioneerib edasi. Mis tähendab, et liiga kergelt ei tasuks ka käega lüüa. Aga mis ma tahan öelda, on see, et võib-olla oleks siiski tark olla valmis tunnistama ka teinekord seda sobimatust. Kui on juba ühised lapsed, siis kas peaks üritama seda sobimatust vältida või et kas sa peaksid olema valmis rohkemateks kompromissideks kui siis, kui on suhte algusfaas? Väga paljud inimesed üritavad püsida koos ju laste pärast, ka siis, kui nad tegelikult ise enam omavahel õnnelikud ei ole. Aga karm tõsiasi on see, ja mida näitavad ka absoluutselt kõik uuringud, mida ma selles vallas lugenud olen, et ega lapsed ei saa olema selle võrra õnnelikumad, kui nende kodus on kaks inimest koos, kes tegelikult emotsionaalsel tasemel ei funktsioneeri normaalselt. Et päris tihti ei aduta seda, et tegelikult halba suhet või nagu mitte toimivat suhet vägisi koos hoides, need lapsed kannatavad rohkem, kui nad kannataksid siis, kui vanemad eraksid eraldi, aga oleksid indiviididena õnnelikud. Ja see on ju see, et sa suudad ju, kui sa oled ise õnnelik, sa suudad lapsele muul tasandil nagu rohkem anda ka. Kui sa ei ole õnnelik, sa tegelikult suudad vähem. Teine asi on see, mida uuringud on tõestanud, et lapsed tajuvad väga hästi ja see mõjutab väga tugevalt nende heaolu ja tasakaalu. Ka niisuguseid mikrovärelusi vanemate tasemel. Et isegi oletame, et inimesed ei ole enam õnnelikud, aga nad otseselt ei tülitse. Ei juhtu mingit suuri kataklüsme kodus küll, kõik on stabiilne, aga neil ei ole omavahel näiteks selliseid avalikumaid õrnuse väljendamise hetke enam, on ju, et teineteisele ei tehta kalli ja pai ja musi põse või suu peale mööda minnes, on ju, mis on tegelikult nagu normaalse, hästi toimiva suhte puhul ju sellised tavalised asjad, et tere kallis, on ju. Nii. Ja kui lapsed seda ei näe, siis neil jääb ju tegelikult mingi osa normaalse kiindumuse mudelist täiesti õppimata. See tähendab, et nende laste normaalsus edaspidi hakkab olema külmem, tuimem.
ja igatpidi nagu puudulikum, kui see võiks olla. Ja kui selline laps satub edaspidi siis kokku, ütleme niimoodi, et turvalisema kiindumusstiiliga inimesega, siis tekib kohe probleem, et see turvaline tahaks ju funktsioneerida normaalselt ja soojalt ja nii nagu tema on enda kodust harjunud nägema. Aga see laps, kes tuleb nüüd sellest nii-öelda justkui stabiilsest konflikti vaesest kodust, kus seda soojust ei olnud, kus vanemad lihtsalt eksisteerisid koos pragmaatiliselt, tema ei oska seal funktsioneerida. Kuidas üldse peale näiteks 20 aastat abielu sellist soojust hoida või et kas see peale mingit hetke ei ole sage, et suhe jääb ainult funktsionaalsuse pinnalt toimima, et lihtsalt me saame hästi mingid asjad ära tehtud? Kas see pole piisav? See minu personaalne subjektiivne hinnang on, et see ei ole piisav. Mina oleksin väga õnnetu, kui ma oleksin siuksest suhtes, mis ainult lihtsalt toimiks kuidagi pragmaatilistel kaalutlustel. Ma tean, et päris paljudel inimestel see niimoodi on, aga minu tutvusringkonnas õnneks on ikkagi väga palju vastupidised eeskujusid, minul endal läheb 7 aasta enda abikaasaga koos praegu, aga minul need eeskujud on siuksed 2, 3, 40 aastat koos olnud inimesi, kes tõestavad vastupidist, et minu enda vanemad käivad 4. kümnendik koos ja nad käivad endiselt käest kinni koos ringi ja käivad koos reisil ja vahepeal nägelevad ka natukene, aga või minu mingid sõbrad, mu suur osa sõpru on siuksed 50+ vanuses, ka. Ma näen, kuidas seda on võimalik targalt tegutsedes siiski hoida. Põhiline võtmesõna kipub olema see, et kas me võtame teadlikult suhtele aega, erinevad targad inimesed, ala siin John Gottman või Jordan Peterson on postuleerinud, et see peaks olema minimaalselt 60–90 minutit nädalas. Selline hetk, kus me nagu sisukalt räägime sellest teineteisele, andes kogu täiega, kogu tähelepanu teineteisele, mitte tegeledes kõrvaliste asjadega, mis on nagu päriselt hinges ja mis on oluline. See tähendab murede arutamist, see tähendab tulevikuvisioonidest rääkimist, emotsionaalse seisundi vahendamist ja kõike seda. Ja lisaks sellele on tähtis veeta koos kvaliteetaega, et me teemegi midagi toredat regulaarselt, sest see on niisugune nagu reservuaar, mille sa endale kogud, millest sa siis nendel muudel hallimatel hetkedel ammutad häid tundeid, Et kui sa nagu neid asju teed, siis tegelikult on võimalik hoida seda soojust ja lähedust ja head suhet ja sidet ka. Ja muidugi 3. oluline asi on see, et kas sa lõhud seda suhet aastate jooksul või sa ei lõhu, et sa võid võtta aega ja rääkimiseks ja teha toredaid asju, aga kui sa muul hetkel käitud nagu idioot ja oma partnerile liiga teed näiteks järjepidevalt, siis vimm ja trots ja pettumused ja haiget saamised ju kuhjuvad. Ja see kõik lükkab inimesi kaugemale. Kui sa oled 10 aastat järjest haiget saanud ühel või teisel sarnasel viisil järjest, siis on maru raske olla soe selle inimese vastu ja objektiivselt ma arvan, et see ei peagi tingimata. Ehk siis teineteise lõhkumist tuleb nagu osata vältida lisaks muudele targasti käitumistele. Kui näiteks inimesed ongi nüüd juba mitu aastat ainult funktsionaalsel tasemel teineteisega koos elanud, siis kuidas seda pinget murudma hakata või näiteks kui üks osapool praegu kuulab seda saadet, siis mis sa ütleks, et mis oleks esimene asi, mis ta peaks koju jõudes tegema või kas see on vestlus või kas see on mingi hetk, mida sa pead püüdma või? Kõikide suhteprobleemide lahendamine algab sisukast mõttega kohal olevast vestlusest, ma arvan. Aga seal on nüüd hästi, selles mõttes on nagu õhuke jää, et oluline on püüda seda vestlust alustada mitte ründaval viisil. Et ma saan aru, et see ei pruugi olla kerge, et kui sa oled võib-olla 10 aastat kannatlik olnud ja siis pean nüüd minema selle teise inimese juurde ja põhimõtteliselt edastama seda sõnumit, et kuule, ma ei ole nende ja nende asjadega rahul ja ma väga tahan midagi muuta. Seda peab hoolega läbi mõtlema, kuidas seda teha nii, et see ei tuleks rünnakuna vaata, sest muidu tekib jälle see vastastikune reaktiivsuse peegeldamine aga ühes ja teises mõttes see peaks algama mingisugusest vestlusest ja probleemi püstitusest. Võib-olla mõistlik oleks alustada sellega, et mis on hästi, mida hinnatakse, mis on oluline, rõhutada, et seda tahetakse hoida ja selleks, et saada seda hoida, me peaksime nüüd neist ja neist asjadest rääkima näiteks. Miks inimestel tihtipeale kaob pikaajalistes kooseludes lähedus või intiimsus omavahel ära? No jällegi, see haakub tegelikult selle asjaga, millest me juba rääkisime, et tihtipeale mulle tundub, et tegemist ei olegi mingi ühe suure kataklüsmiga, mingi ühe suure halva juhtumiga, vaid see on selline pikaaegne, järkjärguline, erinevate haiget saamiste, pettumuste, võib-olla väikesel tasemel usalduse murdmiste,
osades suhetes võib-olla siis nagu valetamist ja isegi muu seesuguse negatiivse sükene järk-järguline kuhjumine, et võib-olla nagu üksik episoodina sellest suudetakse üle olla ja neelatakse alla ühes ja teises mõttes, on ju, aga see koguneb kuskile, on ju. Ja see tahes-tahtmata ju murendab seda soojust ja lähedust, on ju. Ja kui meil vaimsel tasemel ei ole soojust ja lähedust, siis on üpris keeruline olla ka füüsilisel tasemel intiimne. Sest me ei ole robotid, on ju, et normaalsel küpsel funktsioneerival inimesel füüsilise läheduse eelduseks on vaimne lähedus. Muidu, kui me räägime seksist, siis see on ju, vabandust väljende pärast, aga saagimine lihtsalt. Ka küpse mehe puhul, mitte ainult naiste puhul. Ja teine asi on siis see, et paljud inimesed, mulle tundub, et ei teadvusta seda, et suhe vajab hoolt ja investeeringuid selle sama kvaliteet aja ja sisuka tõeliselt olulistest asjadest rääkiva infovahetuse võttes, et kui seda piisavalt ei tehta, siis ju kaobki kõik ära paratamatult. Suhe ei ole nagu mingi asi, mis autopiloodil lihtsalt toimib, et panime sõrmused sõrme ja nüüd ei pea üldse vaeva nägema sellega enam, on ju. Mis eristab hea sõbra heast kaaslasest või oletame, et sul on inimesega väga hea nii-öelda vaimne side, siis kas see on piisav alus, et olla koos või et näiteks, et ma kujutan ette, et on ka palju paare, kes oma vahel saavad väga hästi läbi, aga seda intiimsust ikka pole. Ma arvan, et ideaalses suhtes sa tegelikult oled koos oma parima sõbraga. Selle inimesega, kellega sa mõistadki teineteist poolelt sõnalt ja kellega on koos lihtne. Või kui ma tahaksin tsiteerida oma abikaasat siinkohal, siis minu abikaasa ütleb, et hea suhe, hea klapp tähendab, et on 3 L-i. Et see suhe on lihtne, ladus ja lõbus. See tähendab, et sa ei pea kogu aeg midagi parandama või tegema kogu aeg hullult tööd selleks, et teineteist mõista ja seda suhet koos hoida, vaid 95% ajast tuleb see suhte toimimine kuidagi kergesti. Mingi värelus aeg-ajalt ikka on, aga see värelus või möödarääkimine lahkeli ei tähenda ka mingit suurt sihukest plahvatust, vaid suudate need ka asjaka enamasti nagu mõistliku intensiivsusega ära arutada. Teine asi on nagu see intiimne komponent, mis seal juures võiks olla, et kui sa lihtsalt sõber oled, siis kõik on tore, aga kui intiimsust ei ole, siis ma ei ole ka näinud sihukest suhet, mis nagu pika aega suudaks niimoodi toimida, et üks mu hea sõber läks pärast 8,5 aastat lahku, nad olidki nagu väga hea sarnase maailma tunnetusega, aga voodis nagu asjad väga hästi ei klappinud. Ja siis lõpuks nad saidki aru, et tegelikult meil on koos nagu tore, aga mingid vajadused on ikkagi rahuldamata ja mindi sõbralikult laiali kusjuures ja saadakse senimaani läbi, on ju. Ma arvan, et ideaalset stsenaariumi puhul on vaja mõlemat, on vaja väga sügavat lähedast sõprust ja siis on vaja head füüsilist klappi. Ja siis on justkui, see ei ole küll garantii, aga eeldused olemas, et võib-olla suudetakse elu lõpuni koos püsida. Kuidas sa üldse või kui kiiresti on võimalik aru saada, kas sul on teise inimesega hea füüsiline klapp? Kuidas sa selle kindlaks teed? Ma arvan, et füüsilist klappi testida on võimalik ainult ühel viisil, ma ei taha nüüd kristliku moraali vastu väga tugevalt siin minna, aga see ei tähenda, et peaks kohe püksid jalast heitma, aga ilmselt millagi see peaks juhtuma ja võib-olla mingis mõttes siis pisut varem kui esimese 5 aasta möödumisel, on ju. Aga samas ei saa ka eeldada, et kõik kohe alguses päris ideaalselt sujub, et teineteist õpitakse ka reeglina pikaajalises suhtmest aja jooksul tundma ja omavaheline intiimsuse jagamine heas emotsionaalselt lähedases suhtes läheb järjest paremaks. Et enamikes suhetes, mida mina tean, kui inimesed on kaua koos olnud, siis seks 10 või 20 aastat hiljem on märksa intensiivsem ja parem ja paljupakkuvam kui selle suhte alguses tegelikult, on ju. Aga ma arvan, et samas, et nagu sellega, kas need pusletükid nagu omavad potentsiaali sobituda või tegemist on nelinurkse klotsi ümmargusse auku sobitamisega, et selle tegelikult tunneb üsna ruttu ära, et ka nagu see füüsilise atribuutika sobivus, kusjuures on tegelikult ju väga oluline alakorrusele, on ju, ja bioloogilises mõttes esineb seal väga suur variatiivsus, on ju, pelgalt, kui me räägime kas või nagu mõõtude klappimisest ja selle tunneb ju kiiresti ära. Teine asi on nii-öelda see rahvakeeli keemia, et seda võiks teaduslikult ka seletada, et see, kelle vastu meil tõmme tekib, üks neist teguritest, mis seda määrab, on väidetavalt feromoonid. Need on lenduvad keemilised ühendid, mis tihtipeale ei seostu isegi mingi kindla lõhnaga, aga tihti on ju nii, et me vaatame nagu inimesele otsa, vaatame ta nägu ja olekut ja kuulame, mida ta räägib ja ta justkui peaks olema ideaalne kandidaat meile.
no ei tunne mitte midagi, on ju. Et kust see tuleb siis? Üks võimalik seletus ongi need samad feromoonid, on ju, et meie keha tajub bioloogilisel tasemel, kui sobiv või sobimatuse inimene meil on, ja see on tegelikult nagu hetkega. Et selleks on võib-olla vaja minutit suhelda või mõned tunnid, on ju. Et noh, kui nüüd see teooria kokku võtta, siis väidetavalt see on looduse viis aidata meil selekteerida, millised partnerid meiega geneetiliselt paremini sobivad, milliste partnerite genotüüp on meie omast piisavalt palju erinev, et oleks ohutu saada terveid järglasi, on ju. Et need, kes on siis piisavalt erinevad, nende vastu me tunneme rohkem elektrit ja tõmmet, ja need, kelle geenid meiega nagu päris hästi ei klapi, näiteks on liiga palju kattuvust või sarnasust, mis tähendab mingite kaasasündinud haiguste riski, nende vastu me tunneme vähem tõmmet, on ju. See on üks teooria. Ja teine asi on veel siis need alateadlikud mehhanismid, mis tulenevad lapsepõlvest, et kas meid tõmbab näiteks alateadlikult, ma ei tea, vägivaldse inimese poole, sest me olime kodus harjunud vägivalda nägema, et neid asju loetakse mikromiimika ja muude selliste märkide tasemel, et tihtipeale see vägivaldse inimese, see on suvaline näide praegu, aga tema olek, käitumine, naeratus kaasa arvatud näiteks on pisut teistsugused, kui mõnel muul kandidaadil oleks. On sul endal olnud suhteid, mis vajaka intiimelu pärast lõpevad või et kuidas sa sellist asja lahendama hakkad? Enne või et mis peaks olema piir või asjad, mida katsetatakse enne, kui lahku minnakse? Mul endal ei ole, aga ei, tegelikult on isegi natuke, ma hakkan mõtlema, aga see intiimne defitsiit ei saanud nagu põhiliseks probleemiks, seal muud edad ka, et seal on palju erinevad stsenaariumi, mis võivad olla, et üks asi on ju jälle see, et ütleme, et kui keegi teeb midagi teisel viisil, kui see üks inimene tahaks näiteks, siis see on ju läbirääkimiste koht ja avatud suhtluse koht ja teineteist tundma õppides on võimalik ju proovida teineteisele pakkuda rohkem seda, mida kumbki tahab, on ju. Aga paraku loodus teeb teinekord ka sellised vingerpusse, et inimesed ei pruugi nagu füüsiliselt sobida, et kõige see lihtsam tase on, kui me räägime siin suurustest, on ju, aga esinevad ka näiteks allergilised reaktsioonid täiesti, mida mina olen ise ühe korra elus kogenud, mis tähendab seda, et osadel harvadel juhtudel naisterahval võib tekkida allergiline reaktsioon mehe seemnevedelikus sisalduvate valkude suhtes. Allergia kõige karmimas ja ebameeldivamas mõtmes. Sügelus, paistetus, võivad kaasneda ka esiteks nagu lokaalsed nähud, aga ka süsteemsemad nähud, et iiveldab ja pea käib ringi ja paha on olla füüsiliselt, on ju. Katsus on niimoodi seksida, kui iga kord niimoodi on. Ja kui nüüd mõelda, et okei, et barjääride antud juhul näiteks kondoomi kasutamine aitaks seda ära hoida, siis olgem ausad, ega nagu väga pikaaegses turvalises monogaamses suhtes inimesed ei taha neid vahendeid kasutada ju. Ja see on nagu paraku mõtlemise koht, et kas tahta siis nagu jätkata või mitte. Kui minna väga meditsiiniliseks, siis seda probleemi on ka võimalik ületada, näiteks regulaarse nende mehe keha omaste valkude naisele naha alla süstimisega on võimalik seda tundlikkust vähendada, on tõestatud, toimib, aga reeglina see kipub olema ajutine, ehk siis see tundlikkus kipub taas tekkima, kui näiteks tuleb liiga pikk paus sisse. Hea uudis on see, et sellised probleemid näiteks viljakust ei mõjuta, aga lihtsalt jõle ebamugav on kogu aeg, kui sul on iga kord paha, kui sa seksid. Et see on nagu mõtlemise koht, et ma tahan öelda on see, et osasid asju saab selgeks rääkida, teineteist paremini tundma õppides pakkuda seda, mida kumbki vajab, aga on mingid küsimused, kus sa nagu võitled loodusega sõna otseses mõttes ja minu jaoks see võib-olla on mõtlemise koht. Muidugi ma ei lõpetaks suhet ilmselt ka siis nendel viimastel alustel, kui kõik muu nagu väga hästi toimiks nagu vaimsel tasemel. Aga raske on võidelda kogu aeg, ma arvan ikkagi. Kas sa täna usud, et ideaalne kaaslane eksisteerib või kõik on ikkagi mingis mõttes kompromiss? Mina olen idealist ja ma arvan, et võib-olla ideaalne, 100% ideaalne kaaslane, et seda nagu oodata on natukene ebarealistlik. Aga elades ise seda elu, mis ma elan, ma ütlen, et 95% ajast võib elu ikka väga lihtne olla. Suhe võib olla väga kerge ja toimida väga mõnusalt. Ja ma tahaksin suuta kuulajaid, vaatajaid julgustada ka uskuma seda, et see suhe saabki olla nagu tõesti väga-väga lihtne ikkagi. Aga seda ainult sellel juhul, kui sa lähed sinna suhtesse, nagu ma ütlesin veel kord, teadlikult, mitte ei lase ennast juhtida pelgalt enda emotsioonidel. Kui sa saad aru, miks sul kellegi vastu tõmme tekib, mis on ohud, mis on niisugused valed mustrid, mis sind
valele kõrvalrajale tõmbavad ja oskad ennast natukene, on seda kurssi natukene korrigeerida selle käigus. Kui inimesed praegu kuulavad, kes pole kunagi sellist koos elu veel kogenud, siis räägi meile natuke, kuidas see peaks välja nägema või milline on sinu igapäev enda kaaslannaga? Minu igapäev ei pruugi nüüd olla ideaalne. Ei, mitte ideaalne, vaid see, mida mina nagu õigeks peame, kuidas mina elan, ei pruugi nüüd nagu kõikidele inimestele sobida, aga see on selline väga minukeskne subjektiivne pilt on see, et me saamegi hästi kergesti läbi omavahel, me mõistamegi teineteist tihtipeale poole sõna pealt, meile meeldib rääkida, me räägime hästi palju. Selles mõttes me olemegi teineteise parimad sõbrad ja me oleme hästi lähedased, meil ei ole, no ma mõtlesin, 7 aasta läheb, aga meil ei ole isu teineteisest veel täis saanud, et vahel on see tunne, et nii, peaks nüüd minema omaette ka natukene olema, aga kuidagi nagu kahju on natukene võib-olla ära minna isegi, kas me võtame seda oma aega ka aeg-ajalt ikkagi täitsa oma aega, seda peab ka suhtes olema, et sa saad nagu reflekteerida omaette mingite asjade üle täiesti. Me teeme koos sporti, meie jaoks üks nii-öelda koos lävimise või läheduse hoidmise tekitamise viis on see, et me teeme koos trenni, see annab meile positiivseid emotsioone, vahepeal üks motiveerib teist, teine jälle esimest on ju, ala jooksed ja mõlemad on juba piisavalt väsinud, siis võtad teisel käest kinni, et no nii, lähme nüüd ikka, on ju. Või tulevikus on plaanid teha koos äri, kõik on kuidagi hästi seotud ja meie jaoks on see nagu, kui paljud ütlevad, et nad vajavad oma partnerist nagu puhkust või õhku regulaarselt, et hakkab ahistama muidu, on ju. Siis meie jaoks on see nagu okei, täiesti, meie toimime niimoodi, see ei tähenda, et kõik peaksid niimoodi toimima või sama palju nagu ööpäevast koos olema, aga me oleme jah, hästi kuidagi seotud. Ja põhiline märksõna on see, et kerge ja lihtne on ja meil on suhteliselt harva konflikte. Samas me ei hoia nagu mitte midagi endas, me räägime alati kõik selgeks ja nii harva, kui need asju on selgeks rääkida, siis me suudame seda teha kuidagi rahulikul ja armastaval viisil. Ma arvan, et mida siit keskmine kuulaja ja vaataja võiks kaasa võtta, ongi see, et tülitsemine on okei, tegelikult, kui see tülitsemine või möödarääkimise lahendamine kulgeb tsiviliseeritud viisil, ei eskaleeru. Kui sellest õpitakse iga kord ja võetakse midagi kaasa, siis see võib suhet koguni arendada ja paremale tasemele aidata, on ju. Ja oluline on nagu see, et nende lahkelide käigus ei unustatakse ära hoolivust ja armastuse ülesnäitamist ka. See aitab seda olukorda kontrollida päris hästi, et ka meil on olnud ikkagi nagu väga raskeid olukordi siin pea 7 aasta jooksul, on ju. Aga see tähendab seda, et panedki teinekord kaasa selle käe ümber, et ütled, et kuule, anna andeks, ma armastan sind, on ju. Aga ma ei ole sellega lihtsalt nõus. Ja siis hakkad seletama, miks sa ei ole nõus. Ja siis oled vait ja lased kaaslasel seletada, miks tema arvad teistmoodi, on ju. Ja lõpuks on tihtipeale nii, et siis kallistate teineteist ja üks palub vabandust ja teine palub vabandust, et tema omakorda natuke nõmedasti reageeris ja sellest ei jää mingit püsivaid hingehaavasid, vaata. Et põhiline häda, mida inimesed teevad, ongi see, et nad tülitsevad niimoodi, et nad teevad teineteist katki. Ja siis üritatakse edaspidi intiimne olla või edasi minna selle näoga, et kõik on korras. Aga tegelikult ei ole ju korras, kui sul on nagu valus selle pärast, mis eelmine kord juhtus. Kas sa arvad, et suhtes peaks olema juhtiv ja alluv osapool või inimesed peaksid olema täiel rinnal igas valdkonnas partnerid ja võrdsed osapooled? Vaata, üks asi, mida mina arvan, aga ma ei saa seda nagu kõigile ette kirjutada, et kindlasti on sellised täiesti toimivaid suhtedünaamikoid, kus üks on domineeriv ja teine on rohkem järgivam pool. Võib-olla kui ma nüüd klassikalises mõttes juhinduks sõnadest juhtiv ja alluv, siis ma arvan, et üks inimene tohiks nüüd alluda otseselt teineteisele ka, et see on natuke võib-olla kõlab nagu käsen, poon ja lasen stiilis väejuhtimisena, see ei ole päris nagu terve. Aga ma arvan, et see, kui üks on natukene domineerivam kui teine või üks on rohkem initsiaator mingites küsimustes, on täiesti okei. Minule isiklikult meeldib selline dünaamika, kus juhi roll vaheldub. Ehk siis, vaata, igal inimesel on mingid iseloomu ja oskuste ja muud sellised tugevused, on ju. Üks on ühes valdkonnas rohkem targem ja suutlikum ja teine on teises, on ju. Ja näiteks minu enda suhtes kipub niimoodi olema, et on olukordi, kus mina juhin väga selgelt ja see tuleb kuidagi automaatselt ja on olukordi, kus ma siis vaatan abikaasa otsa, et kuule, ütle või tee nüüd midagi tarka, on ju, sest ma tean, et tema on targem selles küsimuses. Ja see toimib nagu päris hästi ja mulle meeldib niimoodi.
ja see omakorda aitab hoida alal seda, et mõlemal on põhjust teineteist imetleda, sest kui su kaaslane midagi teeb väga enesekindlalt ja hästi ja uhkelt, siis tegelikult on seda ju üpris tore vaadata, et ja imetlus on vaata hästi oluline asi, et suhtes, eriti pikaaegses suhtes just selle sädeme, mille kohta sa küsisid säilitamise mõttes ja seksuaalse elektri ja pinge säilitamise mõttes, et mulle personaalselt tundub, et niisugune vahelduv dünaamika aitab asju hoida erksana ka muus mõttes lihtsalt. Kui me võtame nüüd ette järgmise probleemi, millest me natuke enne rääkisime, aga näiteks armukadedus. Mis sina pead normaalseks, et kui palju kaaslane võiks vastassooga lähedane olla või et kui palju ta ei võiks või et kus näiteks sinu abikaasa jaoks piirid lähevad, et mis sul oleks veel okei ja mis ei oleks? Armukadedusel ja armukadedusel on vahe. Esiteks tuleks nüüd mõista, et armukadedus kui selline on üpris ohtlik nähtus. Esiteks sellisel juhul, kui selleks on põhjust, on ta ohtlik ja sellisel juhul, kui teil ei ole põhjust, on ta ka ohtlik. Teatud juhtudel on armukadedus ohutunne, mis tuleneb sellest, et üks kaaslane on objektiivselt varasemalt andnud põhjust selle tundmiseks. Kas mingi eetiliselt või moraalselt küsitava käitumise või millegi muu sellise suhtes või võib-olla ta ongi petnud või kõrvale vaadanud või käitub liiga provokatiivselt näiteks, on ju. Teine asi on see, et armukadedus, ja see on ohtlik, on ju, sest et näiteks mina olen kogenud minevikus armukadedust mitu korda ja eranditult kõikidel kordadel on välja tulnud, et minu selja taga ongi mingi sakerdamine käinud siis nagu, et see oli mingi sisetunne, mingide märkide lugemine. Nii, teine stsenaarium on see, et armukadedust tuntakse ilma, et sellest objektiivset põhjust oleks. See on see haiglane armukadedus tihtipeale, et inimene kipub näiteks oma äreva kiindumusstiili ja või veel millegi foonil üle mõtlema konkreetselt, on ju. Ja see muutub hästi ruttu sellele teisele osapoolele lämmatavaks. See on kurnav, kui sa tead, et sa ei ole midagi valesti teinud ja lihtsalt ketrab üle, on ju. Päris tihti näeb seda just vägivaldsetes suhetes, on ju ka, kus siis ühe osapoole armukadedus eskaleerub lõpuks millekski üpris koledaks. Nii, mis puudutab nüüd minu enda suhet, siis mina saan öelda, et täna selles suhtes ma ei ole kogenud armukadedust. Mu abikaasa ütleb, et ta ei ole kogenud armukadedust. Esiteks me ei anna nagu põhjust, teiseks me oleme oma suhtes kuidagi nii kindlad ja nii turvalises kohas, et kui sa tead nagu enda väärtust, sa tead enda suhte tajutavat väärtust enda kaaslase silmis, on ju, siis, ja sa tead, et keegi teine nagu nii sinna vahele ei mahu, siis ei ole vaata armukadeduseks põhjust, on ju. Mis see küsimus oli minu abikaasa kohta, et kuidas tema võtaks armukadedust? Näiteks, kui me mõtleme suhetele vastassooga, siis kus läheb see piir või kui lähedased suhted näiteks sinul võiks naisterahvaga olla või et millest sa võid teiste inimestega rääkida? Ma arvan, et teiste inimestega põhimõtteliselt võib rääkida kõigest, aga seal on kuskil mingi võib-olla muus mõttes niisugune moraalne piir, et mida tihti räägitakse, on ju, ma arvan, et see küsimuse taga on siin niisugune väikene konks sul, et sa mõtled, et kuidas näiteks on suhtemurede arutamine äkki vastassoost inimesega, võib nii olla või? Nii. Et see on lihtsalt pigem nagu see vahe, et mis tooniga räägitakse neist asjadest, et kui sa räägid, ma ei tea, vastassoost sõbraga niimoodi, et sa arutad mingit mure ja palud talt objektiivset tagasisidet näiteks, et näed, mul oli selline lahkheli enda suhtes, mina käitusin niimoodi, mu partner käitus naamoodi, palun aita mul näha mu pimedaid nurkasid, et mida ma ise võisin valesti teha, et kas ma võisin midagi äkki nagu vääriti näiteks ja reageerisin näiteks üles. Ma arvan, et niisuguses suhtluses ei ole midagi halba. Vastupidi, sa ju või sinu kaaslane, vahet ei ole, kumb siis seda suhtlust nagu arendab, võib saada sellest väärtuslikku infot, mis teie mõlemale suhtele kasulik on. Võib-olla probleem tekiks siis, kui üks osapool kirub oma vastassoost nii-öelda sõbrale või sõbrannale, teine kiidab takka, ütleb, kui nõme su kaaslane ainult on, ja siis tehakse seda maru soojalt põse vastas lõpuks, on ju, et see võtaks natuke kulmu kergitama võib-olla. Aga et see sõltub sellest konkreetsest olukorrast. Kas see on üldse normaalne, kui on inimesi, kellega sa mingis asjas oled lähedasem või saad rohkem rääkida või rohkem tunned mõistmist kui enda kaaslasega? Näiteks mõnel inimesel on eraelu ja tööelu täiesti eraldi, et võib-olla kaaslased mingitest asjadest üldse ei teagi, mis teise elus toimub. Ma ei saa anda hinnangut sellele, kas see on normaalne või mitte, sest normaalsus on subjektiivne, on ju. Mina enda ideaalses maailmas tahan olla enda kaaslasega alati kõige lähedasem. Ma ei kujutaks ette, et
ma räägin oma kaaslasega mingeid asju vähem, kui ma räägin mõne töökaaslase või muu sõbraga näiteks. Kõik, mida ma sõpradega räägin, eks sellest ühes teises mõttes teab mu kaaslane ka, sest ma pean oma kaaslast esiteks nagu ääretult targaks inimeseks ja ma teinekord arutan temaga asju sellepärast, et ma saan sealt väga väärtuslikke tagasisidet mingitele muudele küsimustele juba näiteks on ju. Ja lisaks inimesed ikka kipuvad oma päeva jagama omavahel ja et lühike vastus on see, et võib-olla osade inimeste jaoks see on niimoodi, mina personaalselt ei kujutaks ette, et ma olen kellegiga lähedasem, kui ma oma abikaasaga olen. Kui keegi kuulab ja mõtleb, et ta on ülimalt armukade inimene, just võib-olla sellistes teemades, nagu sa rääkisid, et päriselt põhjust ei ole, siis kuidas sellega üldse edasi minna? Või et mida sa sellisele inimesele soovituseks ütleksid? No, tuleme taaskord selle juurde tagasi, et tuleks hinnata objektiivselt, et kas selleks armukadedeks on põhjust, on ju, ja kui ei ole, tegelikult, kui kaaslane pole, kui sa teadvustad, et kaaslane ei ole sind petnud, ta ei ole kõrvale vaadanud, ta ei ole provokatiivselt käitunud, on ju, siis palun mõista seda, et sa lõhud selle suhte niimoodi ära. Niimoodi ei saa olla normaalselt lähedane, see on ääretult lämmatav, see on ääretult kurnav ja suure tõenäosusega see ühes või teises mõttes saab selle suhte lõpetajaks. Kuidas sa muudad selliseid automaatseid asju, mis tuleb, et midagi juhtub ja ma nüüd lähen ärritun nii kõvasti või et kuidas sa sellest tundest lahti saad? No, eks see on faktidele otsa vaatamine, nagu ma ütlesin, et kui inimene pole põhjust andnud, siis sa pead ju olles kaine mõistuslik täiskasvanud inimene aru saama, et see reaktsioon on liiast, et emotsionaalne intelligentsus on erinev inimestel, on ju, ja see on emotsionaalse intelligentsuse küsimus suuresti. See võib tuleneda ka mingitest lapsepõlvemustritest või varasematest üleelamistest. Võib-olla sa oled kogenud oma möödunud suhtes näiteks midagi, mis ongi objektiivselt põhjustanud selleks. Aga ma arvan, et selle vastu aitab teadlikkus ja teadvustamine, et sa pead aru saama, et see ei ole terve, see ei ole okei, see lõhub oma suhet, et see on sinu personaalne probleem ja personaalsete probleemide eest tuleb vastutus võtta sellel inimesel, keda see probleem vaevab. Keegi teine ei saa jääda sulle andma lõputult kinnitusi või sind lõputult maha rahustama. Ise tegelema sellega. Kui sinu naine näiteks paluks, et Heiki ära enam teiste naistega suhtle, siis näiteks enne sa ütlesid, et kuskil sa pead ikkagi teisele inimesele vastu minema, et mis sa sellise asja peale ütleksid? Esiteks ma pean täpsustama, et teades, kui enesekindel ja eluterve tema on, siis ta ei paluks mul niisugust asja kunagi, on ju. Aga ebatõenäolisel juhul, kui niisugune olukord tekiks, siis ma kõigepealt küsiksin talt, et mis nagu juhtunud on või mis temas endas valesti on, sest et tegelikult selline palve kõneleb sügavast sisemisest ebakindlusest. Eks siis minu roll võiks olla püüda mõista, mis seda ebakindlust põhjustab, on ju, et teoreetiliselt ka väga enesekindel inimene võib aja jooksul kas või ajutiselt muutuda ebakindlamaks. Aga üldiselt on see selles mõttes ohumärk, et midagi on selles inimeses valesti. Võib-olla ma olen ise midagi siis teinud näiteks, on ju, andnud põhjust selleks, et ta ebakindlamaks muutub, siis ma peaksin endale ka otsa vaatama seda käigus, aga sõltub konkreetsest situatsioonist. Viimase kiire suhte mure kõrvale põikena ma küsiks rahaasjade kohta, et millal üldse on suhtes õige hetk rahaasju arutama hakata või kui palju sa peaksid teadma enda kaaslase finantsasjadest ja mis sa sellest arvad? No jällegi, inimesed on erinevad, on ju. Ma saan rääkida enda subjektiivsest vaatenurgast. Minu hinnangul, mida lähedasem on suhe, seda lihtsam ja kergem on hakata rääkima rahaasjadest. Ma arvan, et võib-olla algse kohtamise staadiumisse nagu kohe nagu rahakottidele piire tõmbama hakata ja kõigest detailselt ülevaadet omama ei pea, aga kui sa ikkagi oled inimesega juba lähedasem, siis ma arvan, et heas suhtes on ühine rahakott ja on natukene enda rahakott ja ühine rahakott, millega siis mõlemad käituvad vastutustundlikult ja ma arvan, et see rahaasjadest rääkimine võib isegi olla selline lähedust suurendav viis või lähedust suurendav tegevus, on ju, sest et kui sa oled inimesega koos omad asjadest ülevaadet ja teete ühiseid plaane, mis tihti hõlmavad ka finantsotsused, on ju. Ma ei tea, mulle tundub see kuidagi nagu tore isegi teinekord. Ilmselt see alateadlik mehhanism, mis seal taga on see, et see ju kinnitab mingitest asjadest rääkida julgemine ja sellesse süvitsi minemine mõlemale osapoolele, et suhtes ollakse kogu täiega sees, on ju. Kui me räägime näiteks pikaajaliste rahaliste plaanide tegemisest, siis sa julged neid plaane teha selle inimesega, kellega sa oled otsustanud, et sa oled koos ja püsid koos, on ju. Et ma arvan, et tegelikult on nagu hea rahaasjadest rääkida. Ja kui me räägime nüüd suhte varasemast staadiumist, siis mingi hetk oleks seda mõistlik teha,
et sa jällegi saaksid aru, kellega sa suhtesse lähed. Ütleme, et kui sina näiteks oled enda raha asjadest väga nagu mõistlik ja oskad planeerida ja ela üle jõu, on ju, siis kui sa hakkaksid kokku elama inimesega, kes iga oma palga lööb kohe impulsiivselt emotsionaalsete asjade peale laiaks, ma kujutan ette, et temaga nagu pikas plaanis koos funktsioneerida võib natukene keeruline olla, kui ta ei jaga samat vastutustunde taset, mis sul endal on. Et see võiks olla mingist hetkest alates üks nendest fundamentaalsetest asjadest, mida nagu kombatakse jällegi. Aga sa ei saa seda võib-olla päris esimesel kohtumisel teha, tunnetuse koht, millal nüüd. Kui vara on liiga vara või mis oleks sinu jaoks ohumärk, kui naine küsiks, et kui palju sa teenid või millega sa tegeled või et kus on see viisakuse piir? Ma arvan, et jällegi see on subjektiivne, et kui ma esimesel kohtumisel kuuleksin esimene asjana küsimust, et mis autoga sõidad ja palju sul raha on, siis võiks natukene ohumärk olla, et kas minuga tahetakse tutvuda siis ainult selle pärast, kui suur mu rahakott on. Aga ma ei oska tõmmata mingit kindlat joont, et kust alates, vaata, eks ju iga vestlus nagu aleneb orgaaniliselt, on ju. Et kui ma mõtlen enda praeguse abielu algusele, siis tegelikult me jõudsime 2 esimese kohtumisega kõige sügavamate teemadeni üldse, sealhulgas tulevikuplaanide ja ka rahaliste asjadena, aga see olnud niimoodi, et esimene tund saame kokku kohvikus kohe ja siis hakkame nagu rahast rääkima kohe. Aga see peaks tulema kuidagi loomulikult voolavalt selles mõttes. Mis sa arvad, kas on raske minna suhtesse, kus võib-olla finantsiline kindlus ja palgatase on väga erinev? Kindlus. Mis on kindlus all mõtled? Ma mõtlen, et kas arvad, et sellega kaasnevad mingid uued ohuriskid või et kas seda peaks vältima või et kas sa peaksid vaatama inimesi, kellel võib-olla on sinuga sarnase margipäev ja varasemad kogemused? Muidugi on lihtsam, selles mõttes assortatiivne paarumine psühholoogia, see tähendab juba eos, et me põhimõtteliselt valime enda sarnaseid partnereid, on ju. See sarnasus ilmneb välimuses, maailmavaates, kehakaalus, majanduslikus staatuses, hariduslikus tasemes, kõiges, on ju. Ja sul on kindlasti lihtsam lävida inimesega, kel on enam-vähem sama majanduslik tase, kui sul endal on, aga ma arvan, et see ei pruugiks nüüd olla või ei tohiks olla ka tsükone tehingumurd ja vaikimisi, kui seal on mingisugune erinevus. Et see kõik sõltub, on ju. Nagu ma ütlesin, et kui kokku saavad 2 äärmust, et üks on väga stabiilses kohas ja heal järjel ja teine on totaalselt vastutustundetu ja on kuskil suurte probleemide veerel kogu aeg rahalises mõttes, siis see võiks olla probleem või kitsaskoht küll natukene. Viimane küsimus, Heiki, kui praegu keegi kuulab, siis mis üldise suhte nipi sa neile uude aastasse kaasa annaksid? Ma arvan, et kõige olulisem on pidevalt suhelda omavahel ja mitte kaotada liiga palju järge emotsionaalse seotuse mõttes. Võtta regulaarselt ja teadlikult aega teineteisele sügavalt silma vaatamiseks, sisukate küsimuste küsimiseks selle osas, et mida keegi parajasti tunneb, kus ta omadega on, individuaalsete eesmärkide, plaanide, heitlustega, olgu need tööalased või muus mõttes, ma ei tea, tervise, kaalu, millega iganes asjaga seotada, on ju. Ja siis kuulata ja vahetada kahepoolselt seda infot. Need vestlused teevad väga palju lähedasemaks, need aitavad ära hoida emotsionaalset lahku kasvamist. Selle käigus tihtipeale sünnivad mingisugused ideed, äratundmised, ühised plaanid, et inimene ju toimib assotsiatiivse mõtlemise baasil, ehk siis kui me ühest asjast räägime, meile turgatab sellega seonduvalt tihtipeale kohe midagi muud pähe ja siis see vestlus kipub arenema nagu ühest teemast teise ja niimoodi võib avastada, et ollakse teineteisse süvenenud tunde ja on väga tore ja väga lõbus olnud ja ollakse märksa paremini kursis, kus keegi omadega on. Et minu kogemus ütleb, et kui seda regulaarselt teadlikult teha, siis on üpris keeruline heas mõttes lahku kasvada. Suur aitäh sulle! Aitäh sulle! Head Tervisetasku kuulajad, ma loodan, et te saite siit saatest mõned nipid enda suhtesse, mida kaasa võtta või et teil oli mõni äratundmisrõõm või ei olnud, see on ka hea.
Ja keda huvitab, siis vaadake kindlasti ka tervisetasku.ee lehekülge, kus meil tuleb kõige aktiivsem info ja samuti vaadake ka Heigi kodulehte, mille me paneme ilusti siia video alla.